Oh, teie ka siin. No tšau, ma vaatan jälle uusi ketted endale ja jõuluaeg ikkagi ja hea põhjendus ju iseendale üks väike kingike teha, mis sa muud ikka teed, sokke, ei, ikka kettaid ju iseendale. Selle video toetajaks on tulnud discgolf.ee. Sellest räägime nüüd. Oled sa kunagi soovinud näha, kuidas maailma tipud mängivad suurel areenil? Idekas. Pikk. No vot, ja kui ka sina tahaksid minna nüüd tuleva aasta 2025. aasta suvel vaatama European Disc Golf Festivali, mis on ka major, kuhu tuleb kindlasti kohale mega suur paraad maailma staare, siis selles videos kõikide kommenteerijate vahel siin all läheb siis loosi üks 4 päeva pass. Ja kui sinul ei ole veel olemas üldse piletit järgmise aasta majorile, siis selle korraldusse annab ka väga palju abi see, kui sa nüüd juba enne jõule teed ühe kingituse oma kallimale või ise endale ja ostad ära passi või ka ühe päeva pileti näiteks, sest kuni selle aasta lõpuni on soodushind. Uuest aastast hakkavad kehtima juba uued hinnad. Aga sellega ei piirdu. Lisaks sellele, et justkui peaauhinnana läheb välja 4 päeva pass, võib-olla just sulle, on ka see, et kui sa lähed nüüd sirvid siia discgolf.ee kodulehele, siis sealt veel üks võitja saab endale vabalt valitud ketta just nende kodulehelt valida. No vot, jõulud on ikka äge aeg. Nii et lisaks 4 päeva passile ka üks enda poolt valitud ketas kellelegi teisele, nii et 2 võitjat on kokku, kes siis saab discgolf.ee poest endale vabalt valitud ketta. Aitäh discgolf.ee, aitäh European Disc Golf Festival korraldustiim, et hüppasite ka paati. Aga selle video puhul mul on juba ühed kettad siia välja tõstetud. Vaatame siis üle mõningad kettad, mis mul siin riiulis seisavad. No nad kõik ei ole nüüd teab mis uhked kettad, küll aga siin on mõni, mis on juba mõni aasta vana, mõni selline, mis mulle tundus ostes, et ma kohe ei taha panna kotti ja visata, et lasta ootava aega ja mõni on ka, mis on näinud visketunde, aga ei ole leidnud lihtsalt kohta minu kotti. Lisaks sellele on tegelikult ka üks suur kotitäis kettaid, milleni me võib-olla täna ei jõua, mis on ilusasti siin järjekorras. No siin on natukene midagi rariteetsemat. No näiteks on siin üks Simon Lisotti Doombird 4, viimane Doombird, mis välja tuli. Pole muidugi nii rariteetne kui need varasemad Doombirdid. Või European Disc Golf Festivali esimese korra kettad, mis siis 2 aastat tagasi välja tulid. Või lihtsalt mõni Simon Lisotti Hex, mis on Factory Misprint. Ja siin on veel hunnikus erinevaid toredaid kettaid, mis on kas olnud mu kotis või ootavad oma aega, et kotti jõuda, nagu näiteks üks Envy, mis sai ostetud kohe peale seda, kui James Conrad tuli maailma meistriks. Aga läheme videosse, vaatame üle esimese hunniku ja me alustame Nordic Phenom 2-ga. Tegemist on siis PD-ga, Nordic Phenom 1 leidis mul koha kotti ja on üks väga oluline ketas mul kotis. Nordic Phenom 2 pole kordagi visanud, ostsin ja jäi sellisena lihtsalt siia seisma. Siis üks Albert Tamme, see on nüüd Ice, mis asi ta võib olla, Opto, ma ei tea, kas ta on Opto X, aga Ballista Pro ja alastabiilsem võrreldes kõikide teistega, mida ma olen saanud proovida ja üks selline distantsikas. Vahepeal kasutasin ka, eelmine talv korraks kasutasin seda, aga nüüd on jäänud ootama seda aega, kui ma tunnen, et tahaks võib-olla oma Destroyer asemel mingit muud distantsi ketast saada, väga äge stamp on. Siis on siin üks Grace, 2 tükki isegi, 3 tükki isegi on neid Grace'e siin. Ja Kristini Grace'id, siin on 22 World Champion oma, siin on ilus sinine Player of the Year ja siis on tema üks esimesi autogrammiga Grace'e. Mul ei ole tema mingit Grace'i kollektsiooni, siin üleval te muidugi näete, et on ka see kuldne Grace, selles kotis on see hõbedane Grace, kui ta sai toniseks reitinguks, aga mõni Grace mul on siis olemas ja see esialgu sai ka rohkem visketunde, sest see on üllatavalt lahjem võrreldes paljude teiste Grace'idega. Lisaks on siis veel üks Silveri ja Kristini autogrammiga harp,
Moonshine ja siis lambist kõikide nende sinakate kõrval on siuke rohekam Skywalker, mis on siis Casey White'i signatuurseeria Horizon FT1 stabiilne fairway ketas. Läheme järgmise juurde ja võtame siit samalt riiulilt kohe selle kõrvalt, sest siit me alustame European Disc Golf Festivali kettaga, mis nüüd sel aastal toimus, mille ma sealt ka ostsin. See esimene on siis Innova Racer, kui ma nüüd see on Star Rate, mitte Racer. Star Rate ühe korra seda ka viskasin. Siin on Nate Sextoni ja Calvin Einburgi autogrammid ka peal. Tegi ühe viske ja läks kohe hoiule, sest et ma ostsingi selle põhimõtteliselt selle pärast, et iseendale tuletada meelde, et ma olen käinud Disc Golf Festivalil. Siis on Alden Harrise signatuur ketas. Tegemist on meil FX2-ga. Stabiilsem fairway ketas on saanud 2 korda visketunde. Sellel on hästi huvitav see, et see alumine äär siin mega terav ja ka üsna suur. Visates teeb näppudele näiteks valu, nii et tahaks natukene võib-olla asfaldi peal lihvimist saada. Siis on meil siin ketastest üks Proto Kong ehk siis Zeus uue nimega, aga see on siis natukene elu näinud ja ei ole täiesti uus, aga kuna mulle Paul McBeth meeldib, on meeldinud juba pikalt, algusest peale lausa, ma olin Discrafti fänn algusest saati, siis ma teadsin, et ma ühte kongi vähemalt tahaks endale lihtsalt hoiusteks, mis ei pea ideaalne olema. Minnes edasi Discraftiga, mul on siin üks Zeus ka täiesti viskamata, 60 Zeus. See on üks ilusam selline swirlidega rohkem kaetud. Ka ühtegi lennutundi pole näinud. Ostsin endale peaaegu kõik 60 Discrafti kettad, kui nad välja tulid. Siis paar viset saanud Ezra Eiderholdi Nuke Jawbreaker Z-Flex plastikust ja need selle aasta omad näevad väga ägedad välja. Küll aga on natukene alastabiilsemad võrreldes teiste rannidega, et näiteks proovisin Kratost ka, mega lahja putter selles plastikus ja mõnusalt kummine ka, kellele meeldivad kummised plastikud. Paar viset näinud. Mis ei ole aga ühtegi viset näinud, on selline Ghost Stampiga Cloudbreaker. See on siis Eagle'i üks viimaseid Cloudbreakerid, S-Line. Enne seda, kui tal need täitsa lõpuomad ja kuldsed tulid, see on üks distantsipill. Väga, ma ütleks, selline rahvasõbralik Cloudbreaker. Ja siis mul natukene lennutunde näinud Ella Hanseni Showstopper 1. Showstopper 2 mul samuti olemas, küll aga need sirged fairway kettad millega pärast mul ei leidnud kuidagi mugavat kasutust. Ja järgmisena tuleb siit välja natuke sinakam liin kettaid, kus me alustame siis Simon Lisotti timelapsiga. No jällegi 12.5-1.3 nagu Zeus, nagu Destroyer, nagu DD3, täpselt samas sauk on tehtud. Alguses need esimesed, mis välja tulid võrdlemisi stabiilsed sellise harrastaja käe jaoks. Ja 2 tükki ma neid ostsin. Selle puhul mulle meeldib see, et see äär siin, kui te näete, on sellist valget on ka seal sees. Et ta ei ole lihtsalt sinine ja punane, aga kõige lihtsam timelaps põhimõtteliselt, mis üldse on olemas. Peale seda tulid uued plastikust ka, mis nüüd praegu rohkem müügil on, mis on natukene rohkem alastabiilsemad, aga see on lihtsalt mälestuseks. Simon, mine tea, äkki kunagi saab ikkagi maailmameistriks. Siis üks Grace, mida ma liiga palju ei ole näinud müügil, et oleks sellises keskelt läbipaistvas plastikus. See on Grand Orbit plastikust, ainult lihtsalt see keskosa on läbipaistev, stamp ka sinine, nii et ta üldmulje on kuidagi hoopis teistsugune kui tavalised kettad. Ma ei ole sellist müügil näinud, võib-olla ma olen kuskilt mööda vaadanud, aga ma tean, et need olid Soomes müügil üks hetk, kui oli Tüüni festival, sealt ma selle minu eest ka ostsin ja Kristina autogramm peal, nii et see ei ole ühtegi lennutundi ka näinud. Siis on, kui ma ei eksi, siis see peaks olema nüüd Opto Ice Saint Pro European Open Champion stampiga. Kuldketas, lennutunde ka saanud, aga kuna mul on ka olemas Grand plastikust Saint Pro, siis see jäi kohe kõrvale. Tüünist rääkides jällegi seal Players Packi ketas oli selline pure, hästi mõnus, tundub nagu oleks mingi kameelion, võin ka eksida, aga mõnus sparkli ja Lauri Lehtineni, Kristini ja Silveri autogramm idee ka. Baltic Disc Golf Championship, mis on TL-iga ja alastabiilsem fairway ketas, kordagi mul kasutust ei ole näinud, paar proovivisat on saanud, jäänud lihtsalt
ajaloo mälestuseks siia seisma. Zone on nüüd üks selline ketas, mida mulle kõige rohkem on meeldinud koguda. Praegu on natukene vaibunud see esimestel aastatel, kui ma mängisin rohkem diski, siis Zone ma tahtsin kõige rohkem saada. Siin on üks Z Sparkle 21 aasta Ledgestone'i Zone. Ja kuna tol hetkel sinist värvi kettad olid mu lemmikud, nüüdseks on rohkem punase peale nihkunud, siis ma otsisin ka Zone, mis oleks siis rohkem sinakad. Ja see on täiesti kasutamata. 21 aasta, nüüdseks juba 3 aastat vana Ledgestone'i Zone. Ja veel üks Skywalker, see on nüüd natukene lennutunde näinud, see oli mu proovimise Skywalker, ma ostsin nüüd 2 tükki, ka FT1, Casey White'i oma, ja üllatavalt stabiilne oli see Horizon plastikust FT1. Ja tol hetkel mul ei olnud vaja nii stabiilset fairway'd kotti, ilmselt oli midagi muud asemel ja ongi see seisma jäänud. Ja ülevamalt poolt võtame siis kettad, mis on rohkem sellised mustad, kuldsed. Seal on 2 rivi, millest ma arvan see, mis ma praegu näitan, on võib-olla minu jaoks kõige, ma ei tea, kas just uhkemad kettad, aga eks te ise hinnake. Esimesena on siis, kui Kristin sai tonnise reitingu Grand Burst Grace. Ja seda halli ma olen visanud, see kuldne ei ole mitte ühtegi lennutundi saanud. Nad on lahjemad kui mõni muu Grand plastikust Grace, aga siin ei ole muud küsimust, kui et selle pidi ostma. Kui Disc Golfi fännina lihtsalt ajaloos esimene hetk, kui saadi tonn reiting ja kui see on meie enda eestlane ka, siis see, ma arvan, 10 aastaks peaks ikka jääma koguma. No ja nüüd Eagle'i Cloudbreakerid, 2 tükki ka veel. Et kui nüüd Canoni Cloudbreakerid tulid välja, ma ei tea, kas te kaadrist näete, aga seal üleval on mul üks Glow plastikust Cloudbreaker viskamata, pidi olema üks lahjemaid ranne ja, see on visatud, vabandust, see on viskamata, mul on veel üks selline Cloudbreaker ka, Canoni oma. Siis okei, olgugi, et see lind, muidugi siin on hoopis teine asi, see ei ole enam nii väga lind, see on selline Griffin rohkem, aga et see lind on nagu mõne külje alt võib-olla ägedam, oleneb kellele mis. Siis ikkagi Cloudbreaker esimesena seostub ju Eagle'iga. Ja ma ostsin nii musta kui valge endale siis. Ja kuna see on kuldne, siis me ei näe ju väga tihti diskis kuldseid kettaid ja see oli selline vau-moment. Ja see valge oli ka päris palju mul kasutuses. See sama video, mis ma siia klipi algusse panin, kus ma õnnestus mängida 2 aastat tagasi seda lauluväljaku European Disc Golf Festivali rada, siis see oli mul päris ustav kaaslane seal, sest et seda sai visata flatis välja ja ta hoidis terve tee otse ja feidis lõpus ära. Nii et minu jaoks stabiilne distance driver, aga kuna mul selle laadseid kettaid on hästi palju, siis tahes-tahmata tuli mingi valik teha ja see ei jäänud mulle kotti. Aga mul on olemas ka siis selline kuldne Grace ja see on siis, kui ta 2023 Grand Slami ketas, eks ole. Ja lihtsalt jällegi kuldne, must, väga ilus Grace, pole ühtegi lennutundi saanud, ilmselt ei saa ka, sest et see on majesteetlik ketas, kui üldse saab mingit ketast majesteetlikuks nimetada. Ja Discrafti fännina üks Paul Macbethi siis 6. ketas ka. See, kui ma nüüd ei eksi, peaks olema Athena, just täpselt. See on Athena ja tehti terve rann, eks ole. Kõik Paul Macbethi ketad said musta ja selle stambiga. Ja ma tean, et seda on müügil ka ühes veebipoes, kes oli toetaja ühes eelmises videos. Nii et mine vaata ka need videod üle, siis saad teada, millistes veebipoodides veel endale soodukat saad. Ja lõpetame ära mustade ketastega ühe rivega, Kristini ja Silveri autogrammiga. Väga nunnu rive, ei ole ühtegi lennutundi saanud, mul endal 2 rivet kotis, kui te eelmist videot vaatasite. Ja siis Zone'idest rääkides üks Crystal Flex Sparkle 2020 Zone, nii et veel vanem, varsti saab juba 5 aastat selle kette vanusest, ühtegi lennutundi ei ole näinud, väga nunnu ketas. 5 virna on veel, kõigest ei hakka siin rääkima, video läheb muidu liiga pikaks, aga näitasin teile Cloudbreakeri, eks ole, see on päris hea glowiga, see helendab täitsa okeilt. Ja nagu te näete, siin oleks natukene võimsamat vaja taskulampi, et selle täisefekt kätte saada, aga pimedas töötab päris hästi see helendav Cloudbreaker. Ja siis on siin veel üks 2023, kui Kristin võitis ühe turniiri ära
üks ketas, mille nimi on Flow. Pole kunagi ühtegi Flow'd visanud, aga alastabiilne ketas see on. Ja kuna nägi hea välja tol aastal, kui ta metsikult palju võitis, eks ole, ma küll ei ostnud kõiki ketteid, aga see, kuna ta oli hästi värviline, kõik stampid mulle ei meeldinud, see stamp meeldis, ostsingi stampi pärast. Nüüd üks Silveri rive taaskord, see on nagu justkui varu, siin on tema autogramm ka peal. See sama Run sinine variant on mul kotis, kõige pikemalt ilmselt olnud, juba muutub vaikselt alastabiilseks. See on põhimõtteliselt mul varu, kui kunagi peaks olema vaja. Senimaani kasutamata seisab väga ilusa roheka kettana. Rääkides Glow ketastest, Iron Samurai 3. 4 oli siis viimane, mis tal välja tuli, aga see on Iron Samurai 3. Väga hea Glow'ga, väga sirge, lõpus veidikene stabiilne siis keskmaa ketas. Nüüd rääkides Eagle'i viimastest Cloudbreakeritest, on üks siin mul ilusa swirliga. Neid Cloudbreakerid on mul küll mitmeid, aga mul ei ole nii hea kollektsioon, et mul Cloudbreaker 1 ja 2 oleks. Enamust teised Cloudbreakerid, kui ma ei eksi, peaksid mul kuskil olemas olema. Siis on üks Prototype Strive Kristini Silveri autogrammiga. Üllatavalt alastabiilne kiire ketas. Sobib üleminevateks viseteks või sellisteks Ice Flip tunneli viseteks või ka üllatavalt eeskäe jaoks pikkadeks viseteks. Ja siis veel üks selle aasta European Disc Golf Festivali ketas. Tegemist on meil Honoriga ja siin on Matty O autogramm peal, sest tol hetkel, kui ma Matty O juures oli, mul ei olnud käepärast muud ühtegi ketast, võtsin, et okei, pane siis siia see autogramm. Selle aasta need stambid muidugi nägid väga ägedad ka välja, Rockstar layout. Ja kõiki ma ei jõua, eks ole, teile näidata, see video läheb nii mõttetult pikaks, aga mõni auavaldus ka. Estonian Edition Zone, need, kes midagi teavad nendest Eesti Edition Zone'idest, eks ole, väga kallid kettad, see on nüüd viskamata. Ja Zone'i kogujana ma pikalt ootasin seda aega, et ma raatsiks endale üldse seda osta. Ma ei tea, palju need praegu väärt on, võib-olla saab 80, võib-olla saab 100 eurot selle ketta eest, aga ühesõnaga see on mul kasutamata, mul on üks sinine veel, mille ma ostsin visatuna ja panin vahepeal endale kotti ka, nii et 2 Estonian Edition Zone'i on mul ka kollektsioonis ja siin on palju 60 kettaid veel, mis puudutab oranže. Et siin on nii Zeus, Anax, Malta ja muid kettaid. Siit ilmselt, kuna Cannon Burr, ma arvan, teeb veel tegusi, siis ma ostsin sel aastal ka tema Ledgestone'i võidu väga hea Glow'ga PD, kuna PD C-Line on mul kotis ka olemas ja ma rääkisin ennem sellest Iron Samurai kettast, siis Iron Samurai 4 on mul ka siin olemas ja üks full tilt ka veel. Mul metatilt oli väga kaua kasutuses, see lõpetas mul kahjuks tiigis, mis vist on küll välja toodud, aga ma pean uurima, kas ma vist olen nii raisk inimene, et ma pole vastanud, et nad mulle selle ketta tagastaksid. Aga mis ma teile näitan, on need roosad kettad, midagi ka võib-olla daamidele või roosa armastajatest meestele. Väga hea Glow'ga Cloudbreaker. Viskamata, jääb ka viskamata. Ilus Kristini roosa Grace. Üks uuemaid ranne siis, eks ole. Lihtsalt viskamata ostetud kollektsionääri justkui mõttes, kuigi ma arvan, et äkki 5 aasta pärast on midagi väärt. Üks roosa 60 Anax, viskamata. Anax nagu PD. Hea ketas, siis veel üks Nordic Phenom 2, lihtsalt huvitavamates värvides. Jällegi S-Line Horizon. Ja siis veel üks Cloudbreaker sellise stambiga, mis on rahvasõbralikum Cloudbreaker. Siis veel üks Grace lillade swirlidega, mul oli ka üks siniste swirlidega, mis lõpetas, mis oli pikka aega üks mu põhidistantsi-ketas. Pikka aega, see tähendab mitu kuud, kuniks see lõpetas absolutiigis ja sellest ma pole jälle mitte midagi kuulnud. See absolutiik on ikka üks jube koht. Ja siis veel üks Cloudbreaker, aga sellise stambiga. See ei ole lihtsalt tavaline Cloudbreaker, aga see on bottom stambiga ja see on siis, kui ta European Open Championiks tuli Eagle siis 2022. Ja sama run ketas oli mul ka kogu too suvi siis kotis. Vot nii. Neid kettaid on siin veel. Mul on siin all lihtsalt mõned rivid, mis on varudena ja siin varudes ongi mul selliseid kettaid. Seesama Cloudbreaker, mis ma teile seal üleval näitasin, aga selle stambiga siin on üks lahjem Venom,
mis on sellest Z-Flex plastikust ja no siin leiab kõike, nii eestlaste kettaid, mitte eestlaste kettaid, varusid, lihtsalt testimiseks võetud Color Shift Luna näiteks, väga ilusa stambiga ja minu lemmikketta varu ka, et kuna ma eelmises videos rääkisin teile, et see feedback on mu lemmik, siis ma pidin endale igaks juhuks ühe varu ostma, sest see suvi see tahtis juba kaduda ära paar korda, aga ja muidugi pikka aega ainult minu kotis palju tööd saanud Stork ja neid on mul palju varus. See on nüüd siis vähe stabiilsem plastik neil ja alati medium plastik on see, mis mulle kõige rohkem toonekuure puhul meeldib Disctroyeri poolt. Soovitan kõigile algajatele ja Cloudbreakerite puhul üks Cloudbreaker 3 on mul ka kenasti olemas, jõhkralt stabiilne. Run oli too seeria. Üks hetk ma lugesin kokku, oli veidi üle 200 ketta mul, nüüdseks on neid vähemaks jäänud, sest sellel suvel ma otsustasin mõned müüki panna. Aga kui sa tahad minna European Disc Golf Festivalile 4 päevaks või valida discgolf.ee veebilehelt endale ükskõik milline tasuta ketas, siis ole hea, jäta siia alla kommentaaridesse, mis ketas sa soovid. Üks inimene saab ketta ja üks kommenteerijatest saab endale tasuta 4 päeva passi. Tuletan meelde, Vlogmassi igas episoodis on olnud mingisugune loos teile. Hakka esimesest vaatama, kui ei ole veel vaadanud. Igas videos on mingi viis, kuidas saada endale auhind. Ja juba etteruttavalt üks Vlogmassi video tuleb veel ja seal on mul 5. kaaslane, toetaja, kes on teile pannud välja siis ühe kingi. Mõnusalt lähenevad pühadaega, aitäh teile ja tehke siis trenni uueks hooajaks. Tšau!